Tere, mul on väga hea loogiliselt jätkata eelkõnelejate juttu, sest enamik teist on kõnelejatest rõhutanud seda, et majandusarengus ei sünni mitte midagi ilma inimeseta. Ja kohati mulle tundus täna, et majandusarengu konverents on muutunud inimarengu konverentsiks, mis on väga loogiline, sest me räägime sellest, kus king pigistab. Ja rääkides nüüd majanduskapitali arengu võimalusest, on loomulik see, et inimene toodab, inimene teeb, inimene on innovatiivne ja see ühiskonna arenguring peaks olema tasakaalus. Ja kui me vaatame, kui hõre või habras on eestlaste inimressurss ja terviseressurss, siis mis seda toodab, on enam-vähem sotsiaalne kapital. Terved inimesed panustavad ja nende jaoks ei vaja ühiskond nii palju sotsiaalkulutusi. Eesti sotsiaalkulutused, Eesti puuetega, haigustega inimeste arvukus on Euroopas üks kõrgemaid, me oleme haigemad inimesed. Kui me nüüd vaatame seda, et võtame ühe näite, näiteks suremusvigastustesse. 2,5 korda enam-vähem sureb inimesi vigastusse rohkem kui muu Euroopaga võrreldes. Ja see on väga palju seotud vigastustega, töökaitsega ja paljude selliste probleemidega, mis oleksid ennetatavad. Ainuüksi nende raviks läheb tervishoiusüsteemil ligi 30 miljonit eurot ja siin ei ole arvesse võetud tegemata tööpäevi, seonduvaid sotsiaalkulutusi, puuetele kulutusi, mis vigastused endaga kaasa toovad. Ja majanduskahju tõepoolest rahvastiku kehva tervise tõttu on suur. Ja siin on väga suur ressurss, mida me peame mõtlema. Ja kui me oleme nagu valmis investeerima majandusse, siis peaksime minema juurde tagasi, et mis majandus toodab ja mõtlema investeeringutesse inimestesse. Toon välja 3 suuremat probleemi ja võimalusi. Probleeme on ääretult rohkem, kui tänane limiteeritud aeg seda ei luba. Üks väga suur kahju ja inimressurssi hävitav tegur tõenäoliselt kõigile ka teada. 4-5 korda suuremad kahjud on alkoholist tingitud Eestis kui aktsiisist sisse toodud tulu. Ja seal on äärmiselt suur ressurss olemas, mis hoiaks inimesi tööpostil, mis hoiaks neid haigestumast, lisaks veel kulutused kriminaalsusele, mis sellega seonduvad ja nii edasi. Nii et, ja lisaks veel, et see puudutab eelkõige just neid noori inimesi, kes oleksid võimelised panustama tööprotsessi ja langevad sealt välja ja vajavad kulutusi. Teine suur probleem Eestis on laste vaesus. Sellest on viimasel ajal palju räägitud, aga seda on ka väga palju Maailma Terviseorganisatsioon uurinud. Ja siinkohal ma pean ära kummutama selle väite, mis enne saalist tuli, et inimese tervis oleneb 100% inimesest. Ei olene. Inimese tervis circa 60% oleneb sellest keskkonnast, kuhu inimene satub sündima. Sellest sotsiaalsest ja füüsilisest keskkonnast. Ja mitte ainult see laps, kes sünnib vaesesse kehvadesse tingimustesse, ei ela 10 aastat vähem, vaid ta vajab selle elu jooksul väga palju tervishoiukulutusi, sotsiaalkulutusi, koolist püsimise kulutusi, väiksed poisid langevad koolist Eestis, Euroopas kõige rohkem koolist välja. Ja tegelikult need on andekad poisid ja nad võiksid õppida ja saada haridust. Ja taas jällegi, ma ei räägi nii palju innovatiivsetest asjadest, vaid räägin nendest Eestis kasutamata võimalustest, mis on tõenduspõhised mujal riikides. WHO ütleb, et 60% nendest lastest, kes elavad vaesuses, on täiskasvanuna tõsiselt sotsiaal- ja tervishoiukulutusi vajavad inimesed. Taas jällegi see ressurss, mis meist välja läheb. 3. suur probleem, mida on WHO väga tõsiselt ette võtnud, teinud kolossaalselt palju uuringuid, metaanalüüse ja leiab, et see on üks suurim tervisemõjur. Ja me riigina peaksime siis mõtlema, et sotsiaalset ebavõrdsust oleks võimalikult vähem. Ja kui me vaatame Eestis seda, et mis probleem siin on, siis meil on jaotunud sissetulekud ebavõrdsemalt kui enamikes pika demokraatia kogemustega riikides. Esimese 10. tuludetsiili palgavahe on circa 30-kordne. Ja see, et meil kolmandik just noori, keda me ootame, et panustaksid majandusse, elavad allpool vaesuspiiri. Majandusinimesed on selle teema väga tõsiselt üles võtnud kogu globaalses ulatuses. Võtsin teile paar sellist näidet, näiteks tervise sotsiaalsete probleemide indeksi võrreldes majandussissetulekutega ja on väga selge lineaarne korrelatsioon
et kulud on suuremad ebavõrdsemates riikides. Nii et seda võiks ka poliitikud arvesse võtta. Taas, kui me räägime suurest vaesuse hulgas, siis suremuse risk tõuseb järsult kehvemates oludes inimeste hulgas. Ettepanekud siis. Alkoholi teemaga me võidaksime kiiresti väga lühikese aja jooksul, väga väikeste kulutustega, väga suure ressursi. Ja olulisemad on siin reklaam, mis annab aastas juba 15 300 ligi eluaastat. Hinnapoliitika kohta ütleb WHO, kõige kuluefektiivsem suurendab 50%, kui suurendada 50% rahvastiku tervise koha pealt. Alkoholi müügipunktide oluline vähendamine just noorte seisukohalt, seal algab noorte joomine, panin teile illustratsiooniks sellise ilusa, et kui meil on 100 000 elaniku kohta nii palju, 200, siis Soomes, Norras, Rootsis ainult mõni. Teine ettepanek, laste vaesuse vähendamine. Siin on väga palju kodanikkond, ettevõtjad saavad riigiga koostöös teha. Eesti inimene on selles mõttes hästi tore inimene, et Eesti inimesed on valmis toetama, kuid meil puudub selline hea lähenemine ja seda on ka korduvalt tõstetud, et meil oleks selline ühistööregister, kus me saaksime kätte need vaesed pered ja need, kes hästi toime tulevad, vastastikku toetus- ja tugisüsteemi loomine. See vajab pikemat seletust. Valitsuse tasandil peaks laste areng olema prioriteetne, meie pisikese iive juures. Laste toetused, mitte ainult otsesed toetused, vaid laste keskkonna loomine väga oluline. Kolmas ettepanek, sotsiaalsete lõhete oluline vähendamine. Ma ei ole ilmselt populaarne, kui ma räägin progressiivsest tulumaksusüsteemist, aga need riigid, kelle hulka me tahame kuuluda, Põhjamaade riigid, on sellega saanud majandusarengut oluliselt paremaks, inimtervisekapitali oluliselt paremaks. Iibest rääkides, noortele peredele eluaseme laenu astmeline hüvitamine seoses laste arvuga. See on see, kuidas noored pered saavad jalad alla, kuidas nad julgevad sünnitada lapsi ja selline väga tõsiselt palun võtta seda diskussiooni teemaks ja mõelda neile lahendustele. Palga alammääru tõstmine, need on sellised asjad, mis on ilmselged. Ja jällegi on üks selline hea meetod, mida paljud riigid kasutavad, rakendades töötuid sihipäraselt asendama puhkusi neile, kes soovivad osapalgalisel lisapuhkusel olla, suurepäraselt inimeste tööhõivet parandav meetmed. Sotsiaalsed töökohad ei ole mitte Keskerakonna leiutis, sellega tuli Rootsi välja hiilgavalt 30ndate aastate majanduslangusest ja väga põhjalikult on Rootsi Inglismaa seda uurinud ja leidnud, et just see oli see, mis tõi inimesed informatsiooni juurde, kus nad leidsid kiiremini töökoha ja säilitasid töörutiini. Kiirelt need ettepanekud, kõige olulisemad, aga ettepanekud on Arstide Liidul veel hulgem. Aitäh!